South Korea. Tere tulemast, head vaatajad! Teie ees on Sina otsustad Lõuna-Koreas. Lõuna-Koreas seiklused toob teieni Kuulbett. Tundi tagasi tulime Souli südalinna. Nüüd läheb lapp ära ka, egast midagi. Hea vaataja, tee meile heategu ja share'i seda videot ning pane videole like. Sina otsustad. Tere hommikust, uus päev on meil siin Soulis käes ja täna mõtlesime, et näitame sellist Lõuna-Korea olemust. Ma olen umbes 10 kilomeetrit Souli kesklinnast ja minu ees laual on kohalik toit kimchi. Öeldakse, et see läheb siis iga toiduga, kui on riis, kui on nuudiroog, mis iganes kimchi peab alati kõrval olema. No näed, me tellisime kimchit, aga järjest tuuakse rohkem kraami peale. Kõigepealt toodi muna, nüüd siin supp, mis lausa keeb meil siin laua peal, nii et suurepärane. Kams, ham, nida. Ja riis ka. Nagu ma mõtlesin, et võtame siin väikse kimchi, proovime ära, toome teile sellise klassikalise Lõuna-Korea toidu, aga nagu näha, saame terve laua täis Lõuna-Korea toitu, nii et hommikusöök tuleb ikka päris rammus, kui ma alguses ütlesin, et tuleb kergamps, tuleb rammus hommikusöök, see on hea. Nii, korralik hommikusöök söödud, kell on saanud 9 ja tegelikult on näha, kuidas linn ka vaikselt üles ärkab. Minu kõrval avatakse siin veel kohalikke söögikohti, küll juba võetakse ka riided täitsa presendi alt välja, nii et kauplused kõik täies hoos. Me liigume otsa alla, seal on tegelikult automaatkauplus, mis on 24 tundi lahti, nii et vaatame, mis seal näiteks saaks osta iga kell, igal ajal. Ja minu selja taga on siis pood, mis on 24 tundi avatud päevas, kõik käib automaatselt. Pildi peal on tegelikult siin näha jäätist, aga saab ka jook osta. Nii et vaatame, mis hinnad on, iga kell saad osta, mida iganes soovid. Kohe näemegi siin jäätise letti, hinnad on siin umbes 1000 vonni, mis on siis 70 eurosenti, mõned on veidi kallimad, eurosed 1400 vonnised. Sammuti on siin igasuguseid snäkke, krõpsutaolised, mõnglid, kalmaari maitsed krõpsud, väiksed snäkid. Ja väga mugav ongi, et siit järjest võtad asju. No jäätist on palju, eks see jäätise pood olegi. Ja lõpus on selline automat, sellist läänemaailma ikka ka. Pringles, aga muidugi hot and spicy, nagu siin Lõuna-Koreas asi käib. Ja tulevad ka kummikommid. Nii et tegelikult täitsa mugav. Kui me siin paar päeva oleme kõndinud õhtuti, siis öösel kell 3 isegi mõni kohalik tuleb ja ostab siit. Ja siit saad ära maksta ja tegelikult näed, et siin on ka 6 kaamerat, et ega siin pättust teha ei ole mõtet. Ja kohe kui sisse tulid, tegelikult jäi ka silma selline välja prinnitud leht. Siin on näha siis pilt, kirjas on ka kohalikus keeles, aga puuts on peas ja inimene on taskusse midagi panemas, nii et vargad pannakse kohe häbiposti ja mitte kunagi enam see siia kindlasti tulla ei saa, nii et pole mõtet pättust teha, maksa ära ja liigu edasi. Ka ülekäigurajad on tegelikult huvitavad, toimivad nad niimoodi, et kui on punane tuli, siis ka maas põleb tegelikult punane tuli. Praegu päevasel ajal pole väga hästi näha, aga õhtul, kui läheb roheliseks, siis läheb ilusti see jalakäija roheliseks, aga all on ka näha rohelist vilkuvat tuld. Läkski roheliseks ja siin peab seda mainima, et kohe, kui sekundid saavad läbi, siis tegelikult autod hakkavad sõitma, siin ei oodata mitte kellegi järel, et kohe, kui läheb punaseks, kohe pead üle minema. Praegu on 25 sekundit aega, aga õhtusel ajal on väga hästi näha, kaugelt juba auto näeb, et vilgub roheline tuli, okei, praegu on veel roheline jalakäijatel. Nagu Aasia riikides kombeks on, siis tihti tuuakse prügi tänava nurga peal õhtuti ja hommikuks on see koristatud. Küll aga on näha väga suuri papihunnikuid ka hommikuti, et siin on vaatepilt selline, kus vahepeal tuuaksegi siis erinevatest kauplustest ja siis veetakse korralik papihunnik see ühte kohta, aga vähemalt sorteeritakse ära ja kõrval juba uues kauplus on avatud, nii et elu täitsa käib siin linnaosas. Siin on siis kohalikud saadused, õunad, melonid, banaanid, kõike saab, mida kohe näha, et banaanid on jälle kilekotis, on kohe kilode kaupa pandud. Õuna kilo hind on siin 10 000, väiksemad on 5 000, et siis selline 350 on näiteks valge õun. Siis on sammuti veel siin peeti, juurvilju ja tegelikult on kohe näha, siin on ikka täielik kohalikude paradiis, et siin turiste väga ei käi, aga avatakse umbes 8-9 paiku, kõik saavad läbi tulla, vaadata ja ise paned kilekotti või ostad ühe kaupa kaasa.
Huvitav on ju väljamaal alati võrrelda ka kütuse hindasi. Siin on siis kohalikus 1445, mis teeb eurodes täpselt umbes 1 euro. Gaasi hinnaks on €10. See siin on tegelikult iseteenindustankurid, aga on ka töötajad olemas, kes abistavad vajadusel. Nii et väga mugav lihtsalt siin linnast väljas saad tankida täis ja edasi panna. Kui astud siis põhitänavalt paar sammu kõrvale, siis nagu saabud sellisesse vaikusesse. Minu selja taga ongi Seoul Cyber University ja tegelikult väga mõnusas kohas. Ümber näitatud park on selline rahu, vaikus, isegi linnud natuke laulavad. Siin on ülikool, kõrval on tegelikult veel muusikakool, naiste ülikool. Paar sammu tagasi on keskkool ja põhikool. Nii et kõik koolid on toodud üsna äärde, et siis saaksid õpilased rahulikult tulla. Ja samuti on näha, et õpilastel on ikkagi koolivorm seljas või vähemalt nad esindavad kooli. Nendel siin on rohelised tagid ja taga on kirjas Seoul Cyber University või siis Seoul High School. Nii et vaatame, kas sisse ka lastakse. Aga hästi vaikne ja puhas, et läksime sisse, turvamees kohe tervitas, üritas meile seletada, kus midagi on ja ühest asjast saime aru, et siin peabki olema vaikselt ja mitu korrust oli, me olime esimese korruse peal ja ma mõtlesin alguses, et kohe ongi raamatukogu, et kõik on vaikne ja siin on eraldi boksid, arvutid, ajalehed olid laual. Aga neid ruume oli siin all umbes 10–11 ja ma arvan, et kõige toredam vaatepilt oli Sweden Room. Nägime Rootsi ruumi ära siin samas Lõuna-Koreas, nii et kodumaa pole üldse nii kaugel, kui tundub. Oleme Seouli metroos ja piletiautomaadid on vägagi mugavad. Siit saab valida kohe English ja kõik on meil arusaadavas keeles. Hetkel siis sõidame Seoul sentrisse, siit valid tähe ilusti ja siis ta paneb kõik sama tähega peatused sul ette ja väga nagu võssa ei saagi minna, sellepärast et lihtne loogiline. Seoul Station ja nüüd siit saab liiniga valida, meie oleme 4. liini peal. 2 piletit. Ja läheb kokku 3200, peab arvestama sellega, et ma ostan praegu ajutis piletit, ehk siis ajutise piletitasu on 500 vonni ja selle saad pärast tagastada, kui sa paned samasugusesse automaati ja viskab need sendid tagasi. Nii et paberraha olemas, paneme sisse. Siis ta prindib välja sellised ajutised kaartid, samuti saab tegelikult kasutada D-Money, mida on siin näha ka, et D-Money'ga on väga lihtne, sa saad kogu aeg peale laadida rohkem raha, seda saad kasutada ka busside peal ja mõnes toidukohas ka. Meie oleme kasutanud ajutisi, sellepärast et need otsad ei ole üldse nii kallid, et 1600 kuni 2000 euro, €50 kaardid ja sendid. Kohalik raha on väga värviline, meil on siin 1000, see on siis umbes 70 eurosenti. Meil on siin 10 000, 7 eurot ja suurim Korea kupüür on 50 000, mis on umbes 35 eurot. Seouli metroo on tegelikult väga lihtsasti aru saada. Mulle meeldib, et alati, kui sa tuled alla peatusse, siis ta noolega ilusti näitab kummale poole, et tihti, kui oled teisi välisriike külastanud või suuri metroo stationid, siis tegelikult on täielikult puudu ja sa pead hakkama ise vaatama Google Mapsist, et kas läheb ikka sinnapoole või teisele poole. Samuti Seouli metroo on tegelikult tohutult suur. Siin on üle 20 liini ja kogu pikkusega üle 1300 kilomeetri. Ja metroo ise hakkab sõitma juba 5:30 vara hommikul ja sõidab umbes kuni 1 ööni välja. Nii et tegelikult peaaegu 24 tundi saad siin linnas sõita, natuke võib pead kuskil istuma kohvikus ja saad juba uuesti hommikul peale. Aga samuti ka bussid sõidad, et nüüd kui me metroosse lähme tegelikult sisse, siis on ka seal ikkagi üsna vaikus, ma ütleks isegi täielik vaikus, mõned võib-olla sosinad kuskil kaugel, keegi on telefonis, et väike võrdlusmoment Jaapaniga, kus ka läksime esimest korda sisse, täielik vaikus. Ja huvitav ongi siinkohal see, et me olime üks päev bussis, sõitsime paar peatust, buss ei seisma, mootor ei käinud, konditsioneer ei käinud ja ühtegi inimest ei olnud isegi rääkimas, sosistamas. Mul tundus, et ükski inimene isegi hinga. Nii vaikne oli, et lõi isegi kõrvalukku. Ja siin samas ongi näitasin, et siin tuleb vahepeal ingliskeelne, koreakeelne tekst ja siis näitab noolega, mis peatus on järgmine. Meie oleme praegu Mia Seoul Cyberti omas ja järgmine on Mia Sageori. Ja siit järjest vaatad, number 4 läheb sinna suunas, värvidega on kõik paigas
midagi arusaamatut pole ja kui metroosse sisse lähme, näeme ka seal järjest, mis poolt uks avaneb ja mis peatus on järgmine. Siinkohal aga on huvitav näha, et tegelikult on tehtud ka jooned maha, et kus sa võiksid peale minna ja välja võiksid inimesed keskelt tulla. Väga ei näe, et inimesed seda järgiksid, oleneb peatuse suurusest ja inimestest, aga üsna tihti oleks ikkagi nagu Eestis või Euroopas, et suvad, saad välja, ei saa välja, et siin seda nii täpselt ei järgita. Ja praegu kõikides metroopeatustes, kus me oleme käinud, on alati klaas ees, pole mingit võimalust, et inimene lihtsalt hüppaks rööbaste peale. Kui metroo siin peatub, siis avanevad popetluugid, avaneb metrooma, kui avaneb ka see klaasuks, nii et kõik on väga turvaline. Kui väljas mainisin, siis ikkagi on üsna vaikne ja istekohtadega on ikkagi täielik austus. Iga vaguni ääres, otsas on siis istekohad vanuritele, vanadele inimestele ja tihti on näha niimoodi, et isegi kui need on täiesti tühjad, keegi istu sinna, vahet ei ole, need võivad olla 10 peatust ka tühjad, mitte keegi ei roni sinna. Ja vahepeal on ka sellistel keskmist istmete kohas on märgised, roosad märgised ja seal on siis rasedatele naistele koht, et neid silte ja asukohti austatakse väga, keegi ei trügi sinna. Ja olemegi Soul Stationis kohal. Päris palju inimesi tuli, ega polegi nii tihedalt rahvastatud metrooga praegu sõitnud siin. Aga väga huvitav on see, et me oleme vahepeal kell 5:30 alustanud, et ikkagi nad on üsna täis, aga alati on ruumi. Ja just need käepidemed on pandud justkui istmete ette niimoodi, et ei ole seda toru seal üleval, vaid kõik ongi nagu hästi ääres, et siis keskelt saaksid inimesed vaguneid vahetada või siis maha hüpata. Nagu piletit ostes enne mainisin, me saime ajutise kaarti ja siis igas peatuses on olemas sellised masinad, paned selle ilusti sisse ja saad 500 münti tagasi. Et väga lihtne, loogiline ja samuti on niimoodi, et näiteks oletame, et me ostsime vale peatuse, et me tahtsime Soul Stationiga ostsime näiteks number 3 või mingi teise liini peale peatuse. Siis sa tuled ka maha, sa ei saa lihtsalt aedadest läbi, vaid seal on ka selline automaat ja seal on ilusti peal. Laadi raha peale ja sa ei pea ise mitte midagi arvutama. Sa paned selle ajutise kaarti sinna peale ja siis ta ütleb, et palju sul puud on. Näiteks meie sõitsime ükspäev valesti ja meilt küsiti ainult 200 kohalikku juurde, nii et ei tule mingeid ilgeid trahve ja sa ei pea hakkama siin abi karjuma, et appi, vaid väga lihtne ja loogiline süsteem. Soul Stationis paari minuti jalutuskäigu kaugusel on Soul Square ja meie lähme praegu esimesele korrusele, kus ootame üks vahva üllatus. Siin on Eesti ettevõtluskeskus, nii et tükik Eestit on siin Soulis täitsa olemas ja kui ma mainin tükik Eestit, siis meil on kaasas ka Eesti asi. Meil on siin lennujaamast ostetud kommid kaasa, kaseke, minu enda lemmikud ja kuna minu hüüdnimi Kama on, siis ikkagi toome sellist minu maitset ka siia, jogurti batoonike Kama, need on ilusti külmas hoitud, ma loodan, et vastuvõtvad inimestele see väga meeldib ja kell saab kohe 1, nii et meid juba siin ees oodatakse, juba näengi läbi klaasi Eesti lippu. Ja tore info lauas öeldi, et Eesti business saab pole üldse kaugel esimesel korrusel nurga taga ja vaadake. Ma oleks nagu Eestis. Teate, tuleb küll selline tunne natuke. Männi lõhn juba, rahulik, vaikus ja kõik on puidust, mulle meeldib. Ja vaadake, Enter Estonia. Tere tulemast Eestisse. Kuule, vaadad seda, ma oleks nagu pressikonverentsil, mul on tunne. Päris Riigikogu pole 101 tooliga, aga ees seal keegi jagab tähtsaid nõuandeid ja ma võin ka siin siis hääletada äkki millegi poolt. Aga teate, kui tore on, alustas sellest, et siin on Visit Estonia, aga kõikidel reklaamidel jookseb ikkagi Eesti kraam, et meil on siin Eesti lipuga, videod Eesti vapiga, Eesti rahvusriidet tehakse praegu seal. Ja isegi kui siin on korea keeles midagi, siis ilusti all on alati Euroopa Liit koos Eesti lipuga. Ja tead, täitsa mõnusad niimoodi, sa oled Soulis, siin on 25 miljonit inimest. Tuled rahulikult Soul Stationist maha, üle tee on Soul Square, esimesel korrusel Eesti ettevõtluskeskus. Mis nii viga? Tükik Eestit on ka suures Soulis. Et kui koduigatsus peale tuleb, siis ei peagi kaugele minema. Tuled siia, võeti väga vahvalt vastu, keegi ära ei saatnud. Ta sai vist kohe aru, et ikkagi Eesti poisid on kohal. Istuge maha, küll tullakse rääkima. Väga mõnus. Naeratus on näol sellepärast, et oled siin suurlinnas juba mitu päeva olnud, aga siin on nagu tükik Eestit täitsa olemas. Milline vastuvõtt Eesti ettevõtluskeskuses tõesti soovitan niimoodi, et öeldi, kui teil on ikkagi äri üleval Eestis ja soovite Korea partnereid või üldse enda partneritega kokku saada, siis see koht on suurepärane. Siin on tehtud seminare, siin saad üks-ühele rääkida enda partneritega ja tutvustada, miks just sinu toode on parim, et siin Koreas müüa või oma partneritega edasi liikuda. Näiteks oli siin mõni kuu tagasi lausa 7 Eesti ettevõtted kohal, kõik EAS oli kohal, esindajad kohal ja kõik said tutvustada rahulikult enda laua taga, millised tooted on, kuidas see Korea turule sobiks, Korea inimesed ise said enda sisendit anda, nii et suurepärane koht, kus saaksite enda ettevõtet laiendada.
Nagu mainisin, suurimaks tegevuseks ongi siin äritegevus, küll aga reklaamitakse ühte väga toredat elementi, mis Eestil on e-residentsus. Teadavasti on meil umbes 100 000 inimest e-residendid ja siin on ka tegelikult reklaamid jooksmas, miks see on hea. Ärge muretsege, keegi ei saa e-residendi viisaga või selle ID-kaarti, kus pole isegi pilti, ei saa meil Eestisse sisse tulla, küll aga nad saavad lihtsalt kasutada interneti lahendusi. Ikkagi, Eesti on e-riik ja seda on tore, kui siin reklaamitakse. Siin minu taustal vahepeal jooksis number 1 e-riik startupide poolest, unicornide poolest ja kiidetakse just seda, kui lihtne on tuludeklaratsiooni täita, makse, saad igale poole sisse logida. Nii et kui meie Eestis näiteks saame kuhugi enda Eesti ID-kaartiga sisse logida, siis e-residendid saad samamoodi enda e-residentsust kasutada ja samamoodi sisse logida. Ja teate, kui tore oli kuulda eesti keelt, muidu ma kuulan muidugi ope eesti keelt, enda eesti keelt, aga võõras inimene siin Koreast tuleb, rääkis algus korea keeles, siis inglise keeles, siis te olete ju eestlased ja siis hakkas eesti keeles rääkima. Milline soe vastuvõtt, nii et kindlasti, ma ütlesin, kellel on ärid, tulge siia, aga kui te üldse Souli külastate, ei ole üldse halb mõte kirjutada Eesti saatkonnale, tere, ma olen siin. Ma sooviks ka korra seda näha, sest tõesti, vaadaks seda, see on nagu puitmaja, tükik Eestit suures Soulis. Ja tore oli muidugi, et ka meie külakost läks õigetesse kätesse, kohe eestlane jagas siin laiali ka kohalikele ja mulle tundus, et kamakomm oli kõige popim, nii et kama jogurtipatoon läheb siin Lõuna-Koreas hästi peale. Hästi tehtud. Souli südalinnas on ka ilus linnamüür, siin on nagu lausa matkarada, nagu te aru saate, vahepeal ikkagi igimull otsa ees. Korealistele väga meeldib matkata ja ma arvan, et see on lausa sisse kodeeritud, sest ikka igale poole, kui sa tahad ilusat vaadet minna nautima, pead natukene matkama, aga no vaadake, see on ju seda väärt. Praegu on veel võib-olla pilvelõhkajad ees, aga me oleme Namsani pargis ja juba taamal paistab Namsani vaatetorn, tuntud ka kui North Seoul Tower, nii et suundume sinna. Korralik mat sinna vaatetornini on, aga täitsa lahe, sa näed siis Korea elu ka siin kolleegid. Videomehed teevad siin väikest muusikavideot, minu taustal tegelikult bussi kõrval on ka K-popi staarid, nagu neid siin Koreas palju on ja tegelikult huvitav on see, et ma ei näegi väga palju inimesi siia kogunemas, sest tavaliselt on väga lihtne. Kui keegi näeb kuskil ikkagi Korea popstaari või mingit videovõtet või filmivõtet, kohe saadetakse kohalikku Messengeri äppi. Nad on siin, nad on Toweri juures, tulge ruttu. Aga mul on tunne, et ma saan ise siin täna hoopis kaamera ette minna, nii et teeme ise muusikavideo Eestile. Nagu siin paar päeva tagasi lubatud sai, tagasi torni juurde me tuleme, North Seoul Tower on see samas ja oi üllatust, järjekorda polegi, nii et tõesti nagu öeldi, nädalavahetuseti pole mõtet väga siia tulla, kohalikud käivad ka vaadet nautimas, täna on meil kolmapäev ja järjekorda pole üldse, nii et lähme torni. Nagu ikka meeldib mulle õisat enne õhtut väljas, ütlesime, et järjekorda pole, lihtne on kondli peale minna, tuled 3. korrusele, no ikka täitsa järjekord olemas. Tegelikult liigub üsna ruttu ja siin ongi lihtsalt see, et turiste on siin palju, aga samuti nagu mainisin, kohalikele meeldib ka siin käia, aga ikkagi endiselt nädala sees palju lihtsam tulla. Mis siin üleval on? Siin on ka väike kohvik, siin on juba kallimad hinnad, see pole enam nii kohalik hind, et vaadatakse turiste palju ja natuke rohkem koorida. Ja samuti on tegelikult siin ekraanid, et ma olen täna väga palju maininud Korea popi, K-popi ja ekraanidel jooksed siin mõned K-popi muusikavideod. Kamsaamnida, nagu kohalik juba ütleb ära ilusti. Noh, mis me ootasime seal pool tundi umbes ja nüüd saame juba kondli peale. Juba näidati, et suruge kokku, aga ma kuulan sõna, nii nagu boss ütleb. Oleme kondli peal, 7 erinevat võõrkeelt korraga käib. Noh, ütleme niimoodi, kirjeldada võib vahel päris ebaviisakalt ja karmilt, aga see on loomavabul ja nii lihtne ongi. Ja tegelikult naljakas on ju mõelda sellele, et see on meie teine kondlisõit, see Lõuna-Korea reis. Esimene kondlisõit oli meil Põhja-Korea ja Lõuna-Korea vahel demilitarisatsiooni juures. Me olime 4 kondli peal, väga rahulik, vaatasid. Muidugi õhkkond oli täiesti teistsugune, seal oli pigem noaga see pinget lõigata õhus. Siin sa saad noaga seda higiaisu, aga noh, elu on selline, eks mis olen higistanud. Rahuneme maha, õhku tuleb ilusti näkku ja vaade. Praegu ilusti all puud, taha jääb linn, isegi hullu, kui praegu inimesi palju ei näe. Üleval ju vaateplatvormile kõigile, saame kõik selle ilusa Souli ära vaadata. Aga mõnus õhk, väga mõnus õhk. Jah, 3 minutiga olemegi siin kohal, muidugi peab veel torni ka üles saama, et seal on ka kindlasti liftis järjekord. Jah, siingi inimesed ootavad alla saada, nii et läheb andmiseks. Tervitatakse juba. Alla jala võib-olla isegi hooga saab vaadet nautida. Oi, jummala hauda.
oleme siin Namsani mäe tipus, vaatetorn jääb minu selja taha, aga all on nagu täitsa festival käimas. Kohalik muusika käib riietuses, härrad on siis punases riietuses ja õpetavad kohalik võitluskunsti. Inimestele antakse siis selline oda kätte, mis on tegelikult päris raske, et paljud, kes kätte võtavad, kohe kukub maha. Ja eesmärk on siis umbes 3-4 sammu pealt lüüa teist püstist puutokki, mis ei ole üldse nii kerge, sellepärast et kas sa paned vasakule või paremale läheb täitsa mööda. Ja tegelikult on lahe vaadata, kus rahvas kaasa elab, kui täiesti mööda läheb, on kõik nagu ooo. Aga kui ühe korraga maha lüüakse, siis elatakse kaasa, nii et no siia üles saime, siis tegelikult saad üsna ruttu aru, et äri, see kõik on business. Mõelge ise, see mägi on umbes kõrgusega 250 meetrit ja kuhu muidugi on rajatud 7-Eleven. Küll siin saab poes käia, kohvi osta, siin on veel läänemaailma kaupa ja kõige huvitav on see, et me ostsime kondlipileti ära, mis oli siis 15 000 kohalik edasi-tagasi ühele inimesele ja siis jõuame siia üles, vaatame, et uuesti on tiket, et siis torni saada, peab veel ühe pileti ostma. Nii et teeme need asjad ära, kui me turistina nii kaugele oleme tulnud, siis vaatame ära, sest tegelikult ikkagi vaateplatvormil juba vaade oli väga võimas, nii et ma ei kujuta ettegi, mis torni tipus võib veel olla. Ja et torni üles saada on pileti hinnaks 18 € nägu. Ei, ma arvan, et siin tuleb veel 2 piletit. Pilt on kohustuslik, 10 000 kohalikku, no see on vähe, 7 € siia ja sinna. Aga siis, et enne üles, saad siis pead käe paela kostma kus lukuga, et sa pead enda nime ostma, enda nime panema luku peale, lukku panema ja siis alles saad üles. Ei naljaks, pikad päevad selja taga, küll me saame selle vaateni, aga see on küll huvitav. Ei oota, aga ma tahan üles minna. No ikkagi peab läbi minema siit, siin on kirjas. Ei, lähme läbi. Juba lihtsalt. Kuule, see hakkab juba hinda väärt olema vaikselt. See on juba täitsa kunstimuuseumi. Ussa! Kuulge, võtame sõnad tagasi või? Mulle ikka meeldib arvamustega peale lennata, ma kunagi ei anna aega. Vaadake, kui mõnus ja kuidas õhkuga tuleb peale. Noh, meie tulime päeleks kinni. Sellest näituse nimi on siis Inside Soul ja nagu ilusti näha, seal keskel kujutataksegi Souli Towerit, kuhu me praegu lähme torni ja ilusti lehed lendavad. Ei, no tore. Towerisse! Kuidas need järjekorrad tekivad? Kus kohast need tulevad? Just oli 0 inimest seal ja nüüd on jälle järjekord. Aga mille jaoks? Ma ei saa ikkagi aru, me ostsime pileti torni tippu ju praegu. Okei, siin on kinosaal nüüd. Et liftid on siin ooteruumis ja vaata, ägedaks on ooteruum tehtud. Muusika käib, ilusad vaated tegelikult Soulist läbi erinevate aastaaegade, suvi, talv ja alati on keskmes ikkagi Souli torn. Nii et tegelikult väga äge ooteruum. All good, thank you. Näo järgi pandi praegu ära. Tavatsus kaameramees, mingi Eesti igine vend, mingi täielik tõllamokk, mingi teeb nalja kogu Towerile ja siis vaatab. Sorry, next one. Ma oleks täpselt samamoodi teinud, Hello. Thank you. Viistekino. Ja olemegi kohal torni tipus. Noh, mis ta läks? All ootasime 30 minutit, siin mõned teised viperdused, 15 minutit, no kuskil tunnikesega saab ilusti lõppu. Aga ise oleme siis umbes 480 meetri kõrgusel merepinnast. Torn ise on 236 meetrit kõrge ja siis Namsani mägi ka 200 peale. Aga no vaadake, tõesti ilus. Et kui ma olen seal tänavate peal kõnninud ja ütlen, et no vaadake taamale need mäed ja künkad. Nüüd, kui ma olen siin üleval, siis sa oled umbes sama kõrgel nende mägedega. Et väga ilus vaatepilt. Ja Souli torn ise on väga tuntud vaatamisväärsus. Sammuti ta alati juhtub ja tegelikult vahetab värve. Ja kõige tavalisem asi, mida see torn teeb, ta näitab oma värvidega, kui puhas on õhk. Kui torn on rohelist värvi, siis tegelikult õhk on väga puhas. Kui ta läheb oranžikamaks või punaseks, siis on õhusaaste veidi kõrgem. Nii et torn annab ka tegelikult rahvale teada, kuidas õhusaastega lood on. Aga meie teeme siin tiiru peale, siis see kõik on 360 kraadi ja vaatame, äkki saame ka midagi ampsata, sest kõht on natuke tühjaks läinud.
ja see on üleval, see 360 kraadine vaade on tegelikult vapustav ja nüüd sa võib-olla alles natukene hoomad ära, kui suur on ikkagi Seoul ja selle äärelinnad, et mõelda ikkagi, et siin on 25 miljonit inimest. Nüüd sa näed siin pilvelõhkujaid ja taamal näed juba väikseid maju, nii et ega mahutab ära küll inimesed, aga ma saan aru, mida kohalikud siia tulevad tegema. Väga ägedad vanaprauad istuvad seal, peavad lõunat, viinamarjad, apelsiinid, kõik puuviljad on kohal, istuvad maas, naeratavad, kaamerasse tervitavad, naudivad lõunasööki siin üleval. Väga mõnus ja mis veel peab täheldama, on see, et tegelikult akente peal on erinevad riigid ja riikide pealinnad. Näiteks minu ees on kohe siin Pyeongchang, Põhja-Korea pealinn on 250 kilomeetrit meist siin ja muidugi ka väga kodune Helsingi, Soome 7100 kilomeetrit, nii et polegi nii palju koju minna, mis te arvate? 14 tundi ainult lennukiga. No kui ikkagi see üles ei tuldud ja 7-Eleven on Namsoni mäe tipus, ma pidin sealt midagi ostma, see on Korea siis corn dog, anti ka väike sinep kaasa. Jah, energiat hakkab otsa saama, nii et pole näinud sellist viinamõrra maitsest Red Bulli, nii et tõmbame energia täis ja naudime seda vaadet ja toitu. Oi, mis USA. Oi, sa paned. Don't wake up. Väga hästi. Bussiga võitab sõit, mõnikümmend peatust. Väga lihtsam kui vahepeal metrooga 3 korda liini vahetada. Vihm hakkab vaikselt juba sadama. Okei, väike sadu käis üle, aga õnneks praegu rohkem pole kallal. Nii et äkki saame kuiva jalaga Seoulist minema. Oled uue koti saanud ka? Uue koti saanud, jah. 21 000 kohalikku, 14 eurot, 50 senti, 15 eurot. Uhke, kvaliteet. Olemas. Bussipilet on siis 20 000 kohalikku, umbes 14 eurot. Sõidame 2 tundi 30 minutit, nagu läheks siin Tartust Tallinnasse ja vastupidi. Ja täitsa mõnus jällegi. Ingliskeelne said ära valida ja väga mugavalt said valida ekspressbuss ehk siis ilma peatusteta. Ja peab mainima, et väga palju inimesi on siin just sõduri vormis, et huvitav. Äkki siit siis Seoulis oli väike puhkus inimestel, nüüd minnakse igasugusesse maapiirkondasse või põhjapiiri kaitsma, nii et näeme teistsugust Seouli jälle. Naljakas on see, et siin on kõik numbrid, aga meil läks nagu platvorm G. Kui väga silmad kõõrdi vaadata, siis ma selle G teen 6-ks. Ehk siis mingi variant on olemas, aga meil on tund aega bussina aega, nii et saame rahulikult üles võtta. Ekspress bussid lähevad siis teiselt korruselt, nii et seal on ilusti tähed olemas, all on ainult numbrid. Aga tõeliselt suur bussi on. Hästi palju bussi. Siin ei tohi rääkida. Täitsa tore. Väga suur bussijaam, aga hästi erinev sellises Seoulis, mida ma mõnes näinud, et ta on ikkagi natuke selline aja hammasrataste vahel jäänud, natuke kulunud, maasõid ka tolmurullid, kui mujal Seoulis on näinud, et kõik on puhas, siis siin on ikkagi selline natuke linnast väljas olev bussijaam, aga tohutult suur. Siin parklas on sadu busse, selle bussijaamal on mitu korrust ja väga palju inimesi ikkagi kasutab seda, sellepärast et kogu aeg, ma arvan, et iga 2 minuti tagant jälle üks buss läheb täis. Ja meie jõudsime ilusti siis Ekspress bussi platvormi juurde ja väga lihtne tegelikult üles jälle. Näitas üles, et üleval on Ekspressi liinid ja seal on tähed ja meil oli G-täht, jõuame ilusti G-tähe juurde ja Sokcho paistab seal, nii et väga ilus. Tegelikult suurepärane aeg, kui Seoulis praegu minema minna, sellepärast et Seouli linn hakkavad vaikselt kummituma vihmapilved, siin juba kollitasid seal natuke tibutas, nii et meie põgeneme vihmakast ära, lähme idarannikule ja Sokcho ongi tuntud nagu selline suvituspealinn. Loodame, et seal ka päike paistab, kui me kohal jõuame. Ja miks me just bussi võtame, sellepärast et rongi sinna ei lähegi. Kui tahad rongiga minna, siis sa pead alla linna sõitma ja veel 80 kilomeetrit ülesse bussiga, nii et pigem pole mõtet ümber istuda, vaid võtame ühe ekspressbussi ja jõuame kohe uude linna kohale. No vahet ei ole, mis maailma osas sa oled, kas siis põhjas, lõunas, idas või läänes, ikkagi bussijaamades on tuvid, ikkagi kodulinnud igas bussijaamas, mingit vahet pole.
저기 안에서 큰 건물 있죠? bussijuht pani ajama praegu, aga noh, ta tegi selle ilusti lahti, nii et riskime siis. Paneme enda kõige tähtsama seljavõtti siia, loodame, et ära ei kaota. Nii et algab bussisõit 2 tundi 30 minutit. 21번 좌석입니다. Isegi kui see buss nägi võib-olla natuke vana välja, väljaspoolt siis sees on väga mugavad istmed. Lased on alla, toeta jalgu. Pole mitte midagi halba öelda, aga nagu kuulda on, siin on täiesti vaikne. Nüüd tuleb üks hea, rahulik bussisõit idarannikule. Korralik bussireis tehtud, 2,5 tundi. Väljaks oli see tegelikult, et poole tee peal oli ka väike peatus, sai vetsuskeelse snäkki osta, ma ei hakanud välja minema. Aga siis kui peatus oli läbi, siis ma panin nagu, toetasin pea endal siis pearisti peale, peatoe peale. Siis mul jäi kõrv siin ääre peale ja ääre peal oli kõlarid siis ja nad lasid pärast seda peatust väikse teksti. Ma olin juba 5 minutit sõitnud ja see tekst ütles niimoodi, alus korea keeles, midagi aru ei saa, ja ütles inglise keeles. Nüüd on peatus läbi saanud. Palun olge kindel, et kõik teie sõbrad on bussi peal. Ma olin juba 5-6 minutit ära sõitnud. Keegi oleks maha jääd. Aga väga mugav buss, istmed väga mugavad, sai alla lasta, sai jalga toetada ja õhk oli nii palju, et tegid lahti korra ja kohe hakkas õhk liikuma, tegid see klapi sealt ühelt lahti, kust hakkas konditsioneer liikuma. Väga mõnus, mul tuli kohe tunniks saaks uni peale. Siis kui pool sõit oli tehtud, jätsin silmad lahti ja hästi palju tunneleid, kilomeetrite viisi tunneleid, et kõik on mäe sisse ehitatud. Imega miks siia nii raske saada on. Aga tegelikult teed, maanteed ise jumal mugavad, liiklusummikuid 0 ja 2,5 tunniga olemegi Sotšos kohal. Nii et väga mõnus. Ja 7-Eleven on ikkagi iga nurga peal, ka siin bussijaamas. Veidi vihmane. Aga Eestisse oleks jõudnud. See on nagu juba sügis, jah. Ja siit lähme üle lihtsalt. Ma kolisin Lõuna-Koreasse, andke andeks. Siin väiksed poisid sihtisid veepüstoliga juba, ega Sotšos on teised reeglid kui Soulis, siin nagu nalja ei mõisteta. Ega rännakuid täis päev jätkub, me oleme küll Sotšos kohal, aga meie ööbimiskoht on umbes 9 kilomeetrit linnast välja. See eest on see ikkagi mägede vahel, nii et saame ilusat Lõuna-Korea loodust nautida, sest olgem ausad, päikest pole, hall taevas, Sotšo linn on suvituslinn ja praegu on meil novembri keskpaik, nii et ega siin midagi väga teha polegi, et pigem minna matkarajale ja Lõuna-Korea loodust nautida. Aga nali naljaks, kui Soulis olid siis bussipeatustes soojad istmed, siis siin on terve valge pink soe, nii et mõtlesin, kus ta nii mõnus istuda on. Vihma natuke tibutab, lühkad jalas, aga täiesti soe on olla, väga mõnus, see on küll mugav. Mul on küll väike pagulase tunne, 3 kotti võõras, keel suus, kõik kohalikud tahavad rahulikult koju jõuda. Reisime. Bussi piletil praegu 1700, see on umbes euro 20, euro 30 ja siin saad põhimõtteliselt panna mingi 20 peatust. Aga huvitav on jälle see, et siin on ka sellised bussi ehitatud, et tegelikult keskel on hästi palju seisuruumi ja üksikud istmed on siis inimestele, kes vajavad istumisest, aga kuna buss on pooleli tühi, siis kõik istuvad, aga hästi palju, et saaks keskele mahutada inimesi ikkagi. Laes oli stopp-nupp, täitsa üksi sõidame, päris sür vaatepilt. Alguses oli võib-olla see mingi 10 inimest peal, nüüd on kõik maha läinud ja nagu väike kummituslinna tunne on. Bussijuht on ka meist väga kaugel, väljas tuled põlevad, aga enamus majad on täiesti kustus või inimesi üldse tänavad ja kõnnid ja me oleme korralikult juba mäest üles sõitnud, et vaatame, kas hotell ka kummitab või ikka sinna sisse lastakse.